Tere hommikust, head webinaril osalejad. Ja mul on hea meel täna rääkida siin andmepõhisest aruandlusest kestlikkuse aruandluse kontekstis. Meile kõigile on väga hingelähedane kliima soojenemise teema ilmselt ja raamatupidajatele ja ettevõtjatele on eriti hingelähedane ka ESG ehk kestlikkuse aruandluse teema. Ja täna on meil tubli 2 tunni jooksul võimalik saada päris selge ülevaade, kuidas Eestis hakatakse kestlikkuse aruandlust võimalikult automaatselt täitma. Ma teen algatuseks väikese sissejuhatuse ka, et mis on andmepõhine aruandlus. Pärast mind tuleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist Adele Johanson, kes räägib pikalt ja põhjalikult, kuidas see seondub kestlikkuse aruandlusega. Ja vaatame ka seda, mismoodi praktikas rakenduvad konkreetsed tarkvarad, mis aitavad siis andmeid kenasti aruannetena kokku saada. Ja lõpuks räägime ka sellest, et kuidas taotleda vastavaid toetusi, et neid toredaid infosüsteeme luua, mis aitavad meil kõigil paremini kestlikkuse aruannet kokku panna. Aga küsimused ja vastused saate panna chatti aeg-ajalt viskame pilgu peale ja iga esineja esitluse lõpus võtame kohe need küsimused ette ja saame täpsed vastused kõikide teie küsimuste peale. Aga hetkel ma arvan, et alustame esimese teemaga, et mis asi on üldse andmepõhine aruandlus kui selline. Ja andmepõhise aruandluse puhul me räägime siis sellest, et tegemist on eelkõige ühtse taksonoomia teemaga suuresti, sest et kogu tehniline pool saab tööd teha ainult sel juhul, kui me oleme kokku leppinud, kuidas andmeid ühte ja sama viisi kajastada ja seetõttu saab neid ka rõõmsalt automaatselt kokku võtta. Ehk siis, mis see andmepõhine aruandlus on, kuidas ta andmepõhise aruandluse puhul mõjutab kogu andmekorje kvaliteeti, mida tähendab XBRL GL kogu selles kontekstis, kuidas midagi agregeeritakse ja kõik muu tehniline on siis väike sissejuhatus kestlikkuse aruandluse eel. Aga mis siis on andmepõhine aruandlus? Põhimõtteliselt saame andmepõhiseks aruandluseks nimetada sellist võimalust, et me esitame riigiasutustele tänaste klassikaliste aruannete asemel andmekirjeid. Ja need andmekirjed on siis moodustatud nõnda, et andmepõhise aruandluse puhul need aruanded kui sellised tulevikus tekivad automaagiliselt. Ehk siis meie asi on eelkõige keskenduda andmekvaliteedile. Ja miks me selle teemaga tegeleme Eestis on puhtalt praktilistel põhjustel, nimelt on meil üle 400 erineva aruandevormi ja küsimustiku, mida siis ettevõtted, erasektor peab täitma, küll kvartaalselt, võib-olla ka igakuiselt, kord aastas, ja see tekitab päris suure halduskoormuse meie ettevõtlussektorile. Ja selleks, et halduskoormust radikaalselt vähendada, ongi siis välja mõeldud viis, kuidas kõikvõimalike nii majandustehingute kui ka mis tahes muude andmete esitamine ära automatiseerida. Ja hästi oluline on see, et kui me esitame neid andmeid nii-öelda kirjendite plokina, siis need kirjendid peavad jõudma õige adressaadini. Ehk siis põhimõtteliselt need asutused ise peavad saama sisuliselt ühe andmeallika baasil kõik vajalikud aruanded kokku lüüa. Ja seetõttu võibki öelda hästi lihtsalt, et kasu andmepõhisest aruandlusest seisneb selles, et üle riigi hakkab kehtima ühtne ja lihtsustatud aruandluskohustuse täitmisviis, mis tingib selle, et peamine fookus saab olema just nimelt tehingute, on siis majandustehingud või mis iganes, korrektsel kajastamisel ka raamatupidamise poole peal või oma infosüsteemis ning selline terviklike
kirjendite plokk saadetakse ideaalis riigi poole teele vaid ühel korral ühte kohta, mitte nii nagu täna, et ma pean 3, 4, 5 aruannet iga kuu saatma erinevatele asutustele, kasutama selleks erinevaid portaale, e-teenuseid või saatma neid faile kuskile infosüsteemidesse. Ja nagu juba ütlesin, siis peaks see radikaalselt vähendama ettevõtjate halduskulusid ning samamoodi tagama selle, et erinevatel riigiametitel on ühest ja samast allikast ehk sellest ühest ja samast kirjendite plokist saadud kõik vajalikud andmed kätte, mis siis, et tegemist võivad olla täiesti ilmeliste, erisisuliste andmetega. Aga sellest täna räägime üsna põhjalikult kestlikkuse aruande näitel, kuidas see süsteem ilusti kokku pannakse. Ja andmepõhise aruandluse puhul peame loomulikult rääkima ka sellest, et mis eeldused üldse on ning tehnilises mõttes on hästi oluline leppida kokku, et kuidas me kajastame neid andmeid, mida me hakkame riigile edastama ning majandustehingute puhul on hästi hea lihtne näide siin standardse raamatupidamiskirjendi kokkuleppimine. Ja see XBRL-GL ehk siis Extended Business Reporting Language, Global Ledger, kui hästi pikalt välja öelda, on selline taksonoomia raamistik, mille sees siis saab erinevaid andmeid esitada ühtlustatud ja kindla formaadi kohaselt. Kas ta tehniliselt tähendab mingit XML-i või mingisugust JSON-faili või hoopis CSV või DXT, mida iganes, see on juba selline tehniline nüanss, oluline on sisu. Ehk siis me selle ühtse taksonoomia raamistikuga määratlemegi ära, et alati kõik süsteemid saavad kõikidest andmetest kõige detailsemal tasemel ühte ja samamoodi aru. Ja teiseks tingimuseks on siis see, et meil peab olema mingi infosüsteem, kus andmeid salvestatakse. Kui me räägime majandustarkvaradest, mis on ilmselt kõige enam levinud infosüsteemi ettevõtete hulgas, siis majandustarkvaras peab tekkima võimalus kasutada ühtseid klassifikaatoreid, ehk siis kui me näiteks arvestame palka või saadame mingisugust e-arvet välja, siis käibemaksukoodid või töötasu liigid või väljamakse liigid, ametikohtade koodid, kõik peavad tulenema ühtsest riiklikult kokkulepitud klassifikaatorist. Ja see võimaldabki siis ükskõik milliseid tehinguid või olukordi kirjeldada ühtsel viisil. Ja loomulikult peab olema ka riigi poolt erinevates asutustes siis vastav võimekus, et neid kirjendeid vastu võtta. Ehk siis täna Eesti riigis on asutatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ühtse taksonoomia töörühm, kus toimub vastav kokkuleppimine erinevate asutuste vahel, kes milliseid aruandeid koguvad, millised on nende aruannete andmekoosseisud ja ühtlustatakse need andmekoosseisud sel moel, et erinevad asutused ei koguks põhimõtteliselt ühtesid ja samu andmeid samalt ettevõttelt. Ehk siis riigi pool luuakse ka praegu sellist võimekust, et näiteks Maksuamet või e-äriregister või Statistikaamet või Keskkonnaamet antud kestlikkuse aruandluse kontekstis saaksid võtta vastu just nimelt neid andmeblokke, mitte siis jahmerdada seal igaüks oma failisüsteemi või oma infosüsteemiga. Ja see kõik eeldab seda, et erasektori ja riigi vahel peab olema väga tõsine koostöö, infosüsteemide loojad, majandustarkvara arendajad näiteks peavad ka omavahel suutma siis kokku leppida, et kuidas moodi me kajastame näiteks palgakirjendeid või neid kirjendeid, mille alusel pannakse kokku majandusaasta aruande ja minugi poolest meie kõige armastatud Ecomari küsimustike andmed. Aga täpsustame korraga seda, et mida see kõik kaasa toob. Toob kaasa selle, et meil andmekvaliteet riigi tasandil kindlasti paraneb ja kui me kasutame neid standardseid ühtseid klassifikaatoreid, mis moodustavad siis selle niinimetatud ühtse taksonoomia, siis põhimõtteliselt ei saagi ju teistmoodi minna, kui kõik osapooled kajastavad tehinguid ja toiminguid ja olukordi ühel ja samal viisil,
ühtede ja samade siis tunnuste alusel. Ja mida toob siis kaasa see ühtne klassifikaatorite süsteem, see on ka võimalus, et infosüsteemid, näiteks majandustarkvarad, saavad juba riigi poolt publitseeritud klassifikaatorid ning kõik uuendused, mida nendes klassifikaatorites tehakse, mis iganes põhjustel, näiteks Euroopa Liidust tuleb mingisugune uus huvitav küsimustiku päring, siis saab klassifikaatorid operatiivselt muuta ning need publitseeritakse ka kõikidesse infosüsteemidesse, mis on meil andmepõhise aruandlusega seotud. Ja kindlasti andmekvaliteedi puhul on hästi oluline, et infosüsteemid, on nad siis majandustarkvarad või mis iganes, tekitaksid ka nendele andmeväljadele standardse kontrolli, kus kehtivad mingid ühtselt kokku lepitud klassifikaatorid. Ja mida siis see kõik kaasa toob? Kahtlemata me räägime andmeküllusest, ehk siis mida rohkem on meil detailseid andmeid, seda paremad on meil võimalused nende andmete baasil midagi, ütleme siis, analüüsida, mingisuguseid järeldusi teha, kiiremaid otsuseid teha, ehk see andmete taaskasutus detailse andme tasandil omab täiesti uue mõõtme. Ja üks olulisemaid asju just selle halduskoormuse vähendamise koha pealt on see, et meil on ühekordse andmesisestuse põhimõte, once only nimetatakse inglise keeles, mis tähendab, et kui ma näiteks oma e-arvel olen pannud peale kõik vajalikud tunnused, mida minult nõuab minu klient, kes on kestlikkuse aruandluse kohuslane, siis neid detaile ei pea enam täiendavalt see aruandekohuslane kuskil ekstra sisestama, vaid need liiguvad koos minu e-arve andmetega ilusti tema infosüsteemi. Ja lõppkokkuvõttes andmekvaliteet viib selleni, et meil tekib kontrollitud ja eesmärgistatud, väga selgepiiriliselt kokku lepitud andmete jagamine. Ehk siis, kui meil on Statistikaamet, kes on kõige suurem andmekoguja, siis nende käes olevaid detailseid andmeid saame kasutada palju operatiivsemalt ja saame ka sealt võib-olla palju põhjalikumaid järeldusi teha. Aga paari sõnaga sellest ka, et kuidas XBRL kirjend kui selline tehniliselt välja näeb. Raamatupidamiskirjendi näitel võime siis öelda, et tegemist on üsna klassikalise formaadiga, ehk igal tehingul on mingisugune ühine tunnus päise näol, näiteks arvet on hea ette kujutada arve päises, arve number, arve kuupäev, on olemas eraldi veel ka maksupäis, ehk siis see nii-öelda maksukokkuvõte, a la 10 arve rea pealt tuleb kokku käibemaks sellises summas ja alati need kõige detailsemad andmed lähevad siis konkreetsete ridadena sinna XBRL GL raamatupidamiskirjendisse. Ja neid ridu võib siis olla täpselt nii palju, kui tehingu iseloom ette näeb ja kestlikkuse aruande seisukohalt on hästi oluline siis, et need read sisaldaksid kõiki vajalikke tunnuseid selleks, et panna kokku kestlikkuse aruanne võimalikult automaatselt. Aga sellest täna siin räägime pikemalt kohe järgmiste ettekannete raames. Ja raamatupidamiskirjendi koha pealt on selles mõttes kõige lihtsam, et on võimalik kokku leppida, mismoodi see kirjend oma andmekoosseisus täpselt välja näeb. Ehk siis mõned aastad tagasi Euroopa Liidu rahastuse toel sai tehtud ka üks prototüüpprojekt, mille käigus siis lepiti kokku, et kuidas see XBRL GL, mis iseenesest on rahvusvaheline standard, rakendub ka Eesti majandusoludes. Ja iseenesest kui me seda süsteemi paar aastat tagasi prototüüpisime, süsteemi nimeks pandi MyCompany Data Service, siis saigi kaasatud suur hulk majandustarkvara arendajaid, kes igaüks oma süsteemist suutis kokku panna just nimelt selle kokkulepitud standardse raamatupidamiskirjendite komplekti ja saata MyCompany Data Service'i funktsionaalsusse. Ja selle MyCompany Data Service'i põhiline teema ongi, et kuidas siis nende kirjendite põhjal luua vastavad andmeplokid,
nii-öelda segmenteerida ära, et mida läheb vaja Maksuametil, mida läheb vaja Statistikaametil, mida me tahaksime saata ERR-i registrisse majandusaasta aruande jaoks. Ja hetkel toimub siis ka tõsine edasiarendamine, et need raamatupidamiskirjendid jõuaksid tõepoolest mingil hetkel ka sinna ERR-i registrisse ja Maksuametisse ja Statistikaametisse, ilma et inimene peaks siis oma nii-öelda saatjapoolses infosüsteemis neid erinevaid kanaleid kasutama, nagu ta täna on sunnitud tegema. Ja võib-olla mõned sellised hirmukohad ka, et siin inimesed arvavad, et riik tahab saada ülidetailselt kogu informatsiooni enda kätte. Kindlasti on see kartus põhjendamatu, kuna see niinimetatud My Company Data Service või mis iganes nimi sellel asjal tuleb, see funktsionaalsus on pigem infosüsteemide poolel, mitte riigi poolel. Ehk siis riik saab just nimelt sellise andmekomplekti, mida konkreetseteks asutuse ülesannete täitmiseks vaja läheb. Nii nagu täna Maksuametis käibedeklaratsiooni juures saadame KMD INF-i A ja B osa ostuarvete ja müügiarvete kohta ainult päise ja arve summa tervikuna, me ei saada Maksuametile arve detailandmeid. Ja Maksuamet ausalt öeldes neid väga ei taha ka, sest neil on neid andmeid niigi palju. Ja sama lugu on Statistikaametiga, ehk Statistikaamet saab ainult nii-öelda agregeeritud kokkuvõtliku pildi sellest, milliseid andmeid siis Ecomari küsimustiku täitmiseks vaja on. Jällegi mingid ülidetailseid andmeid riigiasutusele ei edastata. Nii, aga selline väike ülevaade iseenesest on nüüd antud, et mida see andmepõhine aruandlus kui selline tähendab ja kes tahab lähemalt lugeda nendest üldistest kontseptsioonidest, siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on tore lehekülg realtimeeconomy.ee, kus saate lugeda nii andmepõhise aruandluse kui ka e-arvete ja muude reaalaja majanduse teemade kohta lähemalt. Ja selle koha peal tõmban mina otsad kokku, sissejuhatus tehtud ja juhatan sisse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist Adele Johansoni, kes räägib meile kohe kestlikkuse aruandlusest antud kontekstis. Tere tulemast, Adele! Tere! Nii, et jah, reaalajamajanduse eesmärk, et lisaks siis andmepõhisele aruandlusele on teised ehitusplokid, e-arved, e-veose lehed, et need peaksid lihtsustama siis seda, kuidas ka andmed tarkvaras tekivad, et ei peaks siis peaks inimene liigutama andmeid ühest tarkvarast teise, vaid et need võiksid siis liikuda masinloetaval kujul tarkvarade vahel ja vähendada nii halduskoormust. Et lisaks raamatupidamise andmetele me standardiseerime ka näiteks põllumajanduse või keskkonnaandmeid. Ja sellega seoses, et lihtsam on nii andmete edastamine riigile, aga kestlikkusaruandlus silmas pidades on oluline ka see, et kui andmed on kõikides ettevõtlustarkvarades standardiseeritud, siis on lihtsam ka andmete vahetamine ettevõtete vahel. Ja siis kaugem eesmärk on veel, et andmed oleksid korrastatud ja selle pealt saaks luua lisandväärtus siis nii riigi poole pealt kui ka ettevõtted saaksid andmeid analüüsida ja selle pealt teha paremaid otsuseid. Siis kestlikkusaruandluse vaates on väga oluline tähekombinatsioon ESG. Ehk siis E tähendab keskkonda, environment, et millised on ettevõtte laiemad keskkonnamõjud, veekasutuse, kliimamõjud, jäätmekäitlus. S, et siis ettevõtte tegevuse sotsiaalne mõju, et kuidas ühe ettevõtte toimimine mõjutab selle töötajaid, kogukondi, kes elavad ettevõtte läheduses, kõiki töötajaid, kes on ettevõtte väärtusahelas palgal. Ja siis G, governance, siis ühingu valitsemine või juhtimine, mis käsitleb ärieetikat, korruptsiooni, üldisi juhtimispõhimõtteid, muuhulgas ka seda näiteks, kui aegsasti tasutakse arveid oma äripartneritele. Ja siis mis on
probleem, et miks üldse selline kestlikkusaruandlus on nii jõuliselt tulemas ja miks sellele nii palju tähelepanu pööratakse. Et maakera taluvuspiirid on ületatud, inimkond kasutab rohkem ressursse, kui maakera jõuab toota. Ja ka kliima soojenemine siis jõuab mõne aasta pärast 1,5 kraadini tööstusrevolutsiooni eelsest ajast, mis siis tähendab, et sellega kaasnevad väga olulised muutused nii biosfäärile kui kliimale, ilmastikule ja sellega seoses siis ka kõikidele inimestele. Ja selleks, et midagi muuta, on vaja seda kõigepealt mõõta ja et siis ettevõtete keskkonnamõju mõõta on kestlikkusaruandluse standardid. Eeldus on, et aruandlus on justkui leebem viis ettevõtteid nügida kestlikuma toimimise suunas kui näiteks keelud-käsud. Ja eesmärk on ka see, et mitte finantsalane aruandlus oleks tulevikus ettevõtete võrdlemisel vähemalt sama tähtis, kui siis täna on finantsaruandlus ja kasumlikkus. Tulevikus oleks võimalik mõõta teda, kui palju tuleb ettevõtlusest kasvuhoonegaase ja et neid heitmeid vähendada. Ja kaugem eesmärk on ka, et Euroopa Liidu majandus oleks siis 2050. aastaks kliimaneutraalne. Et siis majandustegevus toimiks ilma, et selle pärast kliima muutuks. Kestlikkusaruandluse standardid. Et kehtib ja vastu on võetud siis 12 standardit, mis käsitlevad reostust, vee- ja mereressursse, kliimamuutusi, bioloogilist mitmekesisust, ressursside kasutust, siis keskkonnavaates. Sotsiaalvaates on olulised oma töötajaskond, töötajad väärtusahelas, mõjutatud kogukonnad, tarbijad, lõppkasutajad ja G-vaates siis äritegevuse korraldus. Ja need standardid on vastu võetud ja nende kohaselt siis peavad hakkama ettevõtted, kus on rohkem kui 500 töötajat, aru andma juba selle aasta kohta 2025. aastal. Ja rohkem kui 250 töötajaga ettevõtted siis 2026. aastal. Lisaks on siis 2 standardit, mis mõjutavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. LSM standard mõjutab siis avalikult kaubeldavaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. Ja ka see on päris põhjalik, et need andmeväljad ja küsimused on seal väga sarnased suurettevõtete standardile. Ja 3. standard on siis vabatahtlik standard väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, see on samuti hetkel konsultatsiooniringil. Ja edasi on lükatud sektori spetsiifiliste standardite vastuvõtmine, näiteks toiduainetööstus, naftatööstus. Et need ilmselt tulevad välja 2026. aastal. Et kõik vastuvõetud standardid on üsna sarnase struktuuriga. Et kõige esimesel kohal on topeltmõju hindamine. Ettevõte peab aru andma, mille alusel ta jõudis järeldusele, kas üks või teine teema on tema jaoks oluline. Ja topeltmõju tähendab siis seda, et vaadatakse nii ettevõtte mõju laiemale keskkonnale, kui ka siis selle keskkonna tõenäolist mõju ettevõttele. Ja olen siia nurka pannud selliste siniste täpikestega illustratsiooni. Näiteks, kui on põllumajandusettevõte ja veekasutus, siis tõenäoliselt veel ja vee olemasolul on väga suur mõju sellele põllumajandusettevõttele ja ka teistmoodi see põllumajandusettevõte mõjutab oluliselt siis seda, kui palju vett võib piirkonnas olla, eriti kui on põuaeg. Samas, kui võtta raamatupidamistarkvara, siis nende vaates tõenäoliselt bioloogiline mitmekesisus on kusagil seal all vasakus nurgas ja mitte väga oluline. Tarkvaraettevõte ja töötajad, et kui mõelda tarkvaraettevõtte peale, siis töötajad on kõige suurem vara
ja töötajad mõjutavad ettevõtet väga oluliselt, ehk siis neil on oluline mõju ettevõtte üle, aga samas ettevõttel justkui neile väga suurt mõju ei ole, sest töötajatel on väga palju teisi võimalusi endale uus amet leida. Ja oluline on välja tuua, et see mõju võib olla ka positiivne, et viimasena näiteks haiglad ja mõjutatud kogukonnad, et see kindlasti kogukonnad on siis mõjutatud sellest, kui nende läheduses on uus ja hea haigla, aga see mõju on positiivne, aga seda võib siis aruandes välja tuua. Siis lisaks eeldavad standardid, et on välja toodud need sidusrühmad, keda ettevõte mõjutab, kuidas nendega suheldakse, kas ja kuidas on nende huvid kaasatud ettevõtte tegevusse. Ja ettevõte peab siis ka mõtlema, millised on mõjud, riskid, võimalused, kuidas ta liigub kestlikuma tegevusmudeli poole ja millised on need eesmärgid, mis ta endale seab. Et kui juba neid eelmine küsimusi vaadata, siis selgub, et seal on hästi palju subjektiivset. Ja see kõik tuleks lisada majandusaasta aruandele. Et kui vaadata tänast majandusaasta aruannet, siis seal keskmes on ettevõte. Kogu ettevõtluse eesmärk on kasvatada ettevõtte väärtust. Ja selles vaates on siis olulised sidusrühmad, omanikud ja investorid. Ja kui lisada siis kestlikkusaruanne majandusaasta aruandele, siis see vaade peaks olema tohutult palju laiem. Et esimene suur muutus on väärtusahel, et suurettevõtete standard näeb ette, et tuleks kajastada mitte ainult ettevõtte enda tegevuse mõju, vaid ka ettevõtte tegevuse mõju kogu väärtusahela lõikes. Et sama on toonitatud ka näiteks avalikult kaubeldavate väikese ja keskmise suurusega ettevõtete standarditest, kus on siis näitena välja toodud koobalti kasutamine. Et kui siis üks ettevõte kasutab oma tegevuses seadmeid, kus on kasutatud koobaltit, mis on kaevandatud tingimustes, kus on tööjõuõigusi rikutud, siis justkui see on ka selle ettevõtte laiem mõju. Ja samamoodi siis tuleks kaardistada kogu ettevõtte mõju ka edasi ehk downstream, siis see tähendab, et mõju klientide juures, et näiteks kui keegi müüb oma seadmeid sellele samale kaevandusele, et siis justkui see kaevanduse tegevuse mõju on ka selle ettevõtte tegevuse mõjude all välja toodud. Aga kogu see kaardistus on väga suur töö ja üldiselt ettevõtete kaardistus, nii palju kui ma olen ettevõtete rääkinud, on umbes sealmaal, et ettevõte kaardistatud on otsesed tarnijad, otsesed ärikliendid ja andmed ikkagi valdavalt liiguvad siis tarnijatelt klientidele. Et ei oleks ka väga mõistlik hakata näiteks sertifikaate nõudma oma klientidelt. Et mõned näited ESR standarditest, mida siis küsitakse. Et ettevõte peab aru andma oma tegevuspõhimõtetes seoses kliimamuutustega seotud oluliste mõjude, riskide ja võimalustega. Et nagu siit näha, et see on ikkagi üsna subjektiivne ja ka mitte kuigi andmepõhine. Et sedasorti siis andmevälju kahjuks ei saa kuidagi andmepõhiselt täita ja ka sedasorti andmeid ei ole ettevõtted kunagi pidanud varem esitama. Järgmine näide, et ettevõte peab aru andma oma energiatarbimise koguste ja energiaallikate kohta. See on juba oluliselt andmepõhisem. Ka sellist andmevälja ei pea ettevõtted esitama, aga seda on võimalik siiski e-arvete ja põhjal tuletada. Et taolised andmeväljad saab viia üle siis andmepõhisele aruandlusele. Samamoodi ettevõte peab kirjeldama, kuidas ta vähendab tegevusest tulenevat negatiivset mõju oma töötajatele ning kuidas töötajad saavad ettevõtted taolistest tegevustest teavitada. Ka sellel andmepunktil on siis
see nõuab ikkagi teatavat andmepõhisust, aga see on ikkagi subjektiivne ja tekstiline andmeväli. Aga see ikkagi käsitleb ettevõtte enda tegevust. Et siis viimane punkt, kuidas ettevõte mõjutab kogu väärtusahela lõikes kogukondi, kes elavad ettevõtte enda või tema väärtusahela ettevõtete läheduses. Et see juba ei sõltu ettevõtte enda tegevusest, vaid siis küsitakse ka tema äripartnerite tegevuse kohta. Ja et taolisele andmepunktile vastata, on siis oluline ka andmevahetus ettevõtete vahel. Nii, kuidas andmeid tõlgendada? Et andmete tõlgendamine tundub, see on jah, et miks üldse selline subjektiivsus on sisse toodud. Ka näiteks veearuandluse puhul tõlgendamine on oluline, et kui mõni veeproov on veekogust võetud põua ajal ja seal on ohtlike ainete kontsentratsioon erakordselt suur, siis selgitus seal juures põhjendab ära, et miks see olukord selline on ja tegelikult ei ole midagi halvasti. Näiteks samamoodi ka töötajatega seotud küsimused, et oluline päevakorral on sooline palgalõhe, aga kui on ainult see üks number, siis võib-olla seda tuleks siiski selgitada, et millest see tuleb, et kas see on struktuurne või siis tõepoolest sama töö eest saavad inimesed erinevat palka. Kui ühest küljest siis peaks olema mitte finantsaruandlus sama tähtis ettevõtete jaoks, kui on finantsaruandlus. Ja samas, kui see on jälle väga täpne ja väga keskendub ja selgitab ühe ettevõtte tegevust ja miks see number selline on, siis seda keerulisemad on jälle võrdlused. Et raamatupidamisandmeid on esitatud 500 aastat, panin siia kõrvale Luka Pacioli pildi, kes siis mõtles välja aktiva ja passiva ja kahekordse raamatupidamise. Aga ometigi on ka siis majandustehingute kirjeldamisel küsimusi, tõlgendamisküsimusi ja on raamatupidamist, kes leiavad, et neil on loominguline töö. Et kestlikkusaruandlus on siis seda võrra veel loomingulisem hetkel veel. Et praktika on tõe kriteerium ja kindlasti, kui esimesed aruanded, mis siis CSRD kohaselt tuleb esitada või siis selle suurettevõtete standardi kohaselt, et see kindlasti aastatega muutuvad need andmed võrreldavamaks. Et kes siis peavad aru andma. Suurettevõtete standardid, keda on Eestis umbes 200. Aga siin on huvitav erisus, et OÜ ja AS-ile need nõuded kohalduvad, sihtasutustele ei kohaldu. Ehk siis näiteks Tartu Ülikooli Kliinikum on sihtasutus ja Lääne-Tallinna Keskhaigla on aktsiaselts. Et muus osas on nad väga sarnased, aga siis aruandluskohustus on selle võrra erinev. Ja ettevõte peab siis vastama 2 tingimusele 3, et töötajaid on vähemalt 250, koguvara on vähemalt 25 miljonit eurot ja netokäive vähemalt 50 miljonit. Avalikult kaubeldavate väikese ja keskmise suuruse ettevõtete standard kohaldub Eestis umbes 20 ettevõttele. Ja siis vabatahtlike väikese ja keskmise suurusega ettevõtete standard tegelikult mõjutab kõiki ettevõtteid Eestis ühel või teisel viisil. Et nende ettevõtete jaoks on küll selle osa lisamine oma majandusaasta aruandele vabatahtlik, aga see annab olulise konkurentsieelise ja selleks, et olla osa suure ettevõtete väärtusahelast, on nende andmete kogumine ettevõtete jaoks väga tähtis. Ja mida täpsemad, põhjalikumad andmed on, seda lihtsam on saada ka siis vastutustundlike suure ettevõtete väärtusahelatesse. Häda tuleb sellest, et nagu ka riigile on varem tulnud esitada sarnaseid, aga mitte täpselt samu andmeid, et siis ka need väikese ja keskmise suurusega ettevõtted tõenäoliselt peavad oma suurematele partneritele hakkama esitama sarnaseid, aga mitte täpselt samu andmeid ja selle põhjal tõotab kasvada nende halduskoormus. Väga suur probleem on ka väärtusahelatest andmete saamine. Et
kui siin Eesti mõistes suurettevõtted hakkavad juba 250 ettevõttest, siis Hiina suurim telekom on 500 000 inimest. Ja siis oma suurtelt tarnijatelt andmete küsimine võib käia see keskmise suurusega ettevõtetele ja ka suurettevõtetele kohati üle jõu. Ja standardid näevad ette, et neid andmeid võib siis täita ka näiteks sektori keskmistega või muul viisil siis tuletatud andmetega, aga ka usaldusväärsete andmete tuletamine on üpriski keeruline. Sest ettevõtted tegutsevad väga erinevates valdkondades, et kuidas näiteks arvutada satelliitide või valguskaablite keskkonnamõju on väga keeruline. Ja paljude siis tarkvaraettevõtete väärtuspakkumine tuleneb ka sellest, et mis jääb tegemata. Ja kuidas sa siis arvutad oma positiivset mõju selle võrra, et mõni keskkonnajalajälg jääb tegemata. Hea on see, et 2026. aastast on äriregistrisse plaanitud siis ette täita kõik kestlikkuse andmeid, mida riik juba kogub. Et neid andmeid küll on seal 10%, mis siis kattuvad kestlikkuse aruandluse andmete ja nende andmete osas, siis, mida juba me kogume, aga et nendega peaks siis olema majandusaasta aruanne eeltäidetud. Aga paraku on siis tekstilise andmevälju 80%, strateegiad, eesmärgid, kommunikatsioonikanalid, mille täitmiseks peab siis ettevõtte ikkagi ise kaaluma, mõtlema, et millised on tema strateegiad, kuidas on sidusrühmad kaasatud strateegiatesse ja neid ei saa kuidagi eeltäita. Aga et kõik ei ole kadunud, on ohtralt tööriistu selleks, et kestlikkuse aruandlust lihtsustada. TalTech on loonud siis näiteks ghg.ee, kus saab arvutada oma kasvuhoonegaase ja ka heitmeid kontori vaates. Sustineeria tööriist kliimamõjude juhtmiseks. Eskriid lahendab just väärtusahela küsimust, et kui ettevõte on siis sinna sisestanud oma andmed ja ta saab siis sealt platvormilt neid jagada kõikide oma klientide ja teiste äripartneritega ja ei peaks samu andmeid mitu korda esitama. Siis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja ITL ja meie väliste partnerite koostöös on valmimas ESG tool, mis siis just keskendub ettevõtte enesehindamisele ja aitab ettevõttel lahti mõtestada kõiki neid tekstilisi andmevälju, et mis on ettevõtte jaoks oluline, kus tuleb tema topeltmõju kõige rohkem esile. Swedbankil on jätkusuutlikkuse tööriist, tulekul on ka Äripäeva tööriist ja ka Kliimaministeerium siis on loonud kasvuhoonegaaside arvutamise mudeli. Aga muudatused, mis siis tulevad ettevõtete majandusaasta aruandesse, on kindlasti väga suured. Pärast esimeste aruannete esitamist kindlasti on väga palju küsimusi, aga ma olen kindel, et need küsimused saavad lõpuks ka vastatud. Nii, aitäh! Väga hea. See oli suurepärane kiirülevaade sellest, mida see meeletu mahuga kestlikkuse aruandlus tegelikult nüüd kaasa toob. Ja vahepeal on tulnud ka mõned küsimused. Siin üks kuulaja küsib, et kuidas me seda väärtusahelat täpselt peaksime käsitlema. Et kas see on ka standardis kokku lepitud või igaüks leiutab ise, et kuidas seda väärtusahelat kajastab? See on sügavalt subjektiivne, et standardites on välja toodud ikkagi andmed kogu väärtusahela lõikes, aga see arvutamine vähemalt esialgu on ilmselgelt liiga keeruline. Et kui ettevõtetel on juba oma kõik tarnijad kaardistatud, ärikliendid kaardistatud ja võetud ka tarnijate mõju, siis ma arvan, et see on juba väga hästi.
sest see kogu väärtusahel võib minna täiesti, võib lõputult. Mis tähendab seda, et siis nagu see maailm, mis on ettevõtte ümber ja kõik need hargnemised, seda võib igaüks loominguliselt käsitleda? Pigem jaa. Okay. Et oluline võtta selline ettevõtte tuumiktegevus ja seda kaardistada, et kui tegemist on näiteks puidutööstusega, et siis sa vaatad ikka, kust tuleb sinu puit, aga mitte seda, kust tuleb kohvikontorisse. Kuigi ka see on oluline, et oleks Columbia kohv. See on oluline, et toiduainetööstus on selles osas väga tublid olnud, et nad teavad, kust tuleb kakao, kust tuleb piim, et see on väga põhjalikult kaardistatud. Aga osaliselt ka seetõttu, et neil on suurem mõju oma väärtusahela üle, et piimatööstus saab küsida talunikult neid andmeid, aga näiteks tarkvaraettevõte ei saa küsida Huawei'lt andmeid. Siin on tulnud veel üks üsna konkreetne küsimus, et eelnevatel slaididel oli toodud hulk tööriistu ja kas keegi on katsetanud ka seda, et kui neid kõiki tööriistu kasutada ja sisestada samad algandmed, et siis tulevad ka samad tulemused? Ei ole. Seal tegelikult 2 tööriista need GHG, TalTechi loodud GHG ja Kliimaministeeriumi kasvuhoonede gaaside arvutamise mudel, et ma ei ole neid katsetanud, aga need mõlemad on siis üsna andmepõhised. Et kui sealt ei tule ka samu tulemusi, siis nad tulevad kindlasti sarnased. Okei. Ja mina neid paraku veel ei ole jõudnud katsetada raamatupidajana, aga kui palju siin nüüd seda raamatupidamise poolt sees on? Pigem ikkagi vähe. No raamatupidamislikult saab tuletada kasvuhoonegaase nii palju, kui on märgendatud näiteks e-arved. Et kui sa oma e-arvete pealt tead, kui suured on sinu küttearved, kui suured on sinu kütusearved, siis selle põhjalt saab juba neid kasvuhoonegaase arvutada. Mis tähendab omakorda, et mida rohkem me kasutame e-arveid, seda kergemaks muutub andmete edastamine ja kogumine ja siis saab ka neid tööriistu või mida me siin kohe varsti praktikas kuuleme, et võib-olla on veel paremaid tööriistu, saab rakendada juba selle automaatse ESG aruandluse kokkupanekuks. Jaa, et mida rohkem on kasutusel e-arveid, ka e-veoselehti, e-tellimusi ja kviitungeid, mida standardiseeritumad on need andmed, mis siis ettevõtete vahel liiguvad, seda lihtsam on ka tuletada ettevõtete kliimamõju andmepõhiselt. Aga selle koha peal oli väga meeldiv kuulata ja nüüd on meil stuudios järgmine külaline Andres Aavik firmast Flowit, kes räägib meil siis reaalsetest digilahendustest, mis on tehtud konkreetselt kestlikkuse aruandluse poole peal. Palun, Andres. Tere, suured tänud kutsumast. Ma mõtlesin, ma panen enda pildi ka see seina peale, et oleks aru saada, et see on ikka mina. Mina juhin sellist ettevõtet nagu Flowit. Me oleme 17 aastat tegelenud tarkvaraarendusega, tarkvaratoodete väljatöötamisega ja peaasjalikult erinevate lahenduste tegemiseks, mille peal jooksevad erinevad ettevõtted. Ja lisaks ettevõtte juhtimisele ma tegelen siis erinevate tootearenduse, strateegilise IT juhtimise ja siis protsessi parenduse ja metoodikate poolega hobikorras. Aga kuidas ma siia sattusin, on see, et ma tundsin keskkonnateemade vastu isiklikku huvi. Aga see kõik tundus nii abstraktne, et mis me siis ikkagi täpsemalt keskkonnavaldkonnas ära teha saame. Mingi aeg tagasi, ma arvan, et see oli 10 aastat tagasi, hakkasid tekkima kontorid, mida kutsuti rohelisteks kontoriteks. Peaasjalikult nägid nad välja rohelist värvi ja katusel oli muru. See kõik tundus väga segane ja kui ma päris aus olen, siis siiamaani neid erinevaid termineid on nii tohutult palju, et ka minul, kes ma olen nüüd päris mitu aastat olnud valdkonnas sees, ikka on see keeruline ESRS, ma ei tea, E1 ja CSRD, et tavalise inimese või ettevõtja jaoks see on väga keeruline. Aga huvi oli, et
mis siis tegelikult on meie kui konsultatsiooniettevõtte jalajälg, mis me saaksime veel teha ja ega me tegelikult väga palju muud ei osanudki teha peale selle, et sorteerime prügi ja vahetame patareid taaslaetavate vastu kontoris välja. Ja see oli nagu probleem. Teine pool oli see, et me hakkasime märkama, et välisriikides, näiteks Saksamaal hakati erinevaid keskkonnavaldkonna hinnanguid ja analüüse nõudma kaasa mõningatele riigihangetele. Me küll otseselt ise nendes ei osalenud, aga me nägime, et midagi toimub. Ja siis lisaks kõigele see ilmselge pool, et peagi on meil Eestis kohustusi märksa rohkem ja sellega seoses tõenäoliselt tuleb mõni meie klientidest meie juurde ja küsib meie käest midagi. Ja tore oleks osata nendele küsimustele vastata. Minuni jõudsid toredad inimesed, kellel oli palju teadmisi keskkonnavaldkonnast, aga kes ei olnud väga palju kokku puutunud tarkvara arenduse sisulise poolega. Ja mulle see väga meeldis, sest et mul jälle oli vastupidi, et mul oli huvi keskkonnavaldkonna vastu. Ma tahtsin midagi muud ka teha lisaks sellele, et ma aitan tootmisettevõtetel tõhusamalt toota. Tahtsin oma ettevõttega midagi teha, sest ma võib-olla varem seda ei maininud, aga tegelikult ka employer brandingu või sellise töötajate palkamise ja hoidmise seisukohast tegelikult ikkagi on oluline, et organisatsioon eviks sellist rohelist mõtteviisi ja üritaks oma jalajälge vähendada ja oleks selles osas, kui mitte esirinnas, siis vähemasti toimetaks. Mis siis Sustaxo? Sisuliselt me leidsime enam-vähem ainsa asja kogu keskkonna valdkonnas, mida on võimalik numbriliselt mõõta ja purki panna, ilma et tekiks tohutus koguses tekstiväljasid, kus seletatakse mingeid asju, mis ei ole masinloetavad. See on siis GHG emissioonid ehk siis sisuliselt CO2 emissioonid. Liitusin projektiga ja ilmselgelt ka seetõttu, et mulle isiklikult meeldib, kui asjad on masinloetavad ja mul tekkis natukene hirm seoses tulevikuga, et ka vist Margusega kunagi sai mainitud, et tundub, et tulevik on selline, kus me peame hakkama pidama kahte raamatupidamist, et ühte keskkonna jaoks ja teist nagu maksuameti jaoks. Et tegelikult peaks ikkagi jõudma sinnamaale, kus need asjad ei ole kaks eraldi maailma. Täna me veel päris seal ei ole, sest et suures osas näiteks ESRS valdkonnas kõik on ikkagi tekstilised väärtused ja hinnangud ja ma ei tea, tõenäoliselt ükski raamatupidaja ei pea piisavaks tekstilist hinnangut mingisuguse konto saldole, omamata ülevaadet sellest, mis see saldo on. Aga siia siis väike pilt. Ma loodan, et kõik seda slaidi näevad, et GHG emissioonid, 3 skoopi, üks on otsene, hästi lihtne ettevõtte kasutuses olevad hooned, sõidukid, see on siis opereerimise pool. Teine pool on, tähendab skoop 2 on siis kaudne mõjuala, ehk siis kõik elekter, soojus, mis me sisse ostame, töötajaid transpordime ja nii edasi. Ja skoop 3 ehk siis kõige keerulisem, kõige abstraktsem valdkond, et seotud ettevõtted. Ehk siis, ma ei tea, võib-olla emissioonid sellest, et mingi kaup meieni jõuaks. Või sellest, et see jõuaks siis lõplikult tarbijani meie juurest. Oleks natukene korrektsem öelda. Võib-olla tegelikult enne seda, kui ma mainin, et tähendab Sustaxo, siis oli
sai loodud lahendus, mis võimaldaks seda hinnata, panna numbriline väärtus külge ja mitte niimoodi, et sa palkad konsultandi, kes tuleb, maksad talle vahemikus 2500 kuni 10 000 eurot, selleks, et ta võtaks oma Exceli ette ja arvutaks sulle need emissioonid välja. Mõte oli siis see, et ka minusugune inimene, kes ma võib-olla hinges ihkan head ja tahan keskkonnale ainult parimat, ei oma sellest valdkonnast piisavalt aimu, et midagi sisulist ise ära teha, aga et mul oleks vähemalt midagi mõõdetavat ja midagi, mille suunas nagu liikuda. Ja see lahendus sai loodud, sai tehtud mitte küll minu poolt, aga tarkade inimeste poolt Euroopas pandud lahendus kokku, mis võimaldaks siis nagu kaudsel meetodil, et arvestada siis erinevaid kulusid, ehk siis võtta konkreetsed numbrilised väärtused ja nendest tuletada siis läbi ekvivalentide CO2 heitmed ja heitmekogused. Ja Flowit siis omalt poolt panustas vastavalt võimalustele selle prototüübi väljaarendamisse, niimoodi töötaks. Ja kes siis muu seda kõike testima peaks, kui muuhulgas ka mina ise. Ja kuhu ma jõudsin? Ma arvan, et paljud teised jõuavad ka selleni, kes kunagi hakkavad oma ettevõtte GHG emissioone hindama. Keerulised kohad on hästi lihtsad kohad. Ehk siis näiteks elektri tarbimine. Jube tüütu on see, et sa pead punkt 1 iga viimsegi elektriarve välja otsima, vaatama, palju seal see tarbimine on, kui sul just ei ole võimalik tagantjärgi kuidagi võtta need numbrid seina pealt. Ja täna ei ole teadaolevalt veel ühtegi raamatupidamistarkvara ega ühtegi lahendust, mis meile kilovatt-tunnid sinna üles kirjutaks ja oleks võimeline neid edastama kuskile teise infosüsteemi. Eesti Energiast neid teoreetiliselt on võimalik saada, aga see või tähendab siis erinevatest elektrienergia müüjatelt on võimalik seda saada, aga see on ainult üks kübe ookeanis, et see on ainult üks arv väga paljudest. Põhiprobleem oli aga seotud sellega, et elektri tarbimine, jäätmekäitlus, toasoe olid meil kõik seotud hoopiski meie maja omanikuga, kes meile seda maja üüris ja esitas meile kommunaalteenuste arve kujul elekter 267 eurot, jäätmed 46 ja siis sinna otsa veel see mure, et me mitte ainult ei tarbi elektrit selleks, et kontorit kütta, vaid me tarbime talvel gaasi ja siis suvel me tarbime võib-olla natukene elektrit selleks, et seda tuba jahutada. Järgmine küsimus. Saame kõik oma andmed kätte oma majaomanikult. Ta esitab kõik arved meile, mis tema sisse on saanud ja siis selgub järsku, et aga tegelikult on võimalik gaasi müüa nii kilovatt-tundides kui ka kuupmeetrites. Ja see on ainult üks näide sellest, ehk siis, et ei ole üks-üheselt endiselt nagu tõlgendatavad need andmed, mis lähevad ka GHG emissioonide nagu selle protokolli sisendisse. Et sa võid sisestada andmeid ühikus A, B või C. Sa võid sisestada andmeid mingisuguse objekti A kohta selleks, et sellest oleks võimalik tuletada objekti B mingisugused andmed. Ja masinatele sellised asjad on väga halvasti loetavad. Seetõttu oli päris tüütu ja keeruline teha seda Sustaxo lahendust, mis ma pakun, et seda pilooti, seda kõige esimest täitmist ma tegin 2021 aasta andmete kohta. Eks et see Sustaxo lahendus on juba päris tükk aega olemas olnud. Ja võib-olla siis veel, et sõidukite kütused vaja on liitreid, nii diislit kui bensiini. Täna mitte kuskil keegi neid ei talleta. Arvete pealt sellist infot eraldi ei klassifitseerita. Ärireisidel on vaja kilomeetreid. Sellist ühikutki ei ole olemas ärireisidel mitte üheski aruandlusformaadis täna.
et kõik need asjad tuli tuletada. Tulemus tuleb välja, et meie ostetud elektrienergia on meie kõige suurem osa jalajäljest. Tõtt öelda, see on endiselt väga väike meie jalajälg, sest et meil on pisikene kontor, 260 ruutmeetrit ja me ei käi seal väga tihti. Ma julgeks öelda, et võib-olla 30% kogu tööajast viibitakse kontoris, tehakse tööd kodust, mis kusjuures aitab tööle koju sõitude osa jalajälge olulisel määral vähendada. Ja mis siis veel? Võib-olla üks huvitav asi, mis välja tuli, oli kapitalikulutused. Et GHG standardi järgi kapitalikulutustel on päris suur kaal. Ehk siis, et kõik raha, mis sa investeerid, kui meie näiteks kirjutasime tarkvara selleks, et kasutada seda hiljem enda tarbeks või siis müüa ka teistele, võtsime selle põhivarana arvele, siis kapitalikulutuste eest tuli korralik CO2 arve nii-öelda. Aga mitte küll väga palju. Et kui me vaatame natukene täpsemalt, siis meie heitkogus kokku ettevõtte peale oli ligi 1700 tonni CO2 ekvivalenti aastas. Meie heitkogus töötaja kohta oli mingit loetavat jalajälge. Suures pildis natukene see, mis ma varem mainisin ka, et see CO2 emissioonide või selle ekvivalendi leidmine on üks nendest vähestest asjadest selle ESRS-i raamistiku juures, mida on võimalik päriselt numbritesse panna ja kogu see protsess võib aega võtta sul mingisugune, ma pakun, et võib-olla maksimaalselt 8 tundi, pluss see, et sa kõigepealt vaatad oma küsimust üle ja mõtled, kus kohalt sa need andmed võiksid saada, et otsida nad ülesse. Et selle enesehindamise abil see on hästi lihtne ja kiire, aga kõik need muud faktorid siin juures on märkimisväärselt keerulisemad, sest et seal on, ma julgeks öelda, 80% on ikkagi hinnangud. Ja ei saa öelda, et taksomeeskond ka oleks siin pallil lastud maha kukkuda, et tegelikult on ka selle jaoks nagu prototüüp olemas ja töötav lahendus, mis võimaldab ka kestlikkusaruandluse standardi järgi enese hindamist teha. Et tänaseks on seda teinud vaid mõned ettevõtted, GHG emissioon on päris paljud ettevõtted hinnanud takso juures. Aga see pool on olemas, aga see on hästi subjektiivne ja kui sa selle valdkonnaga kokku pole puutunud, siis tegelikult tekib rohkem küsimusi, kui on küsimusi ja neid küsimusi on ESRS-i raames sadu. Mis edasi? Mina isiklikult hakkan varsti 23 majandusaastat analüüsima, võrdlema varasemaga ja tõenäoliselt ka sisse välja poole kommunikeerima, et kuidas meil läinud on ja otsima partnereid, kellega seda asja edasi ajada, sest et takso kui selline oli rohkem selline kontseptsioon ja prototüüp, et seal ei ole otseselt nagu kellegi rahastust taga olnud, sest et me tegelikult ei ole leidnud väga head huvigruppi, kes oleks huvitatud maksma selle eest, et sa ei peaks maksma siis olgu ta kestlikkusaruandluse enesehindamise poole või siis GHG emissioonidele vastavalt CO2 ekvivalendi arvutamise osas. Et see tänane tegelik olukord on see, et pole väga head turgu sellele. Minu poolt kõik. Suurepärane, aitäh, Andres. Ja saime aru, et sa oled üsna konkreetselt selle ESG aruandluse, ütleme siis andmestiku ettevalmistamise ette võtnud, vaatasime siin kilovatt-tunde ja gaasi kuupmeetreid ja nii edasi. Kuidas sul endalt nagu tunne on see kõik üldse mõistlik tegevus?
ma ei ole päris 100% kindel veel selles ESRS asjas, et see kestlikkusaruandlus, ma arvan, et eesmärk on õige, aga võib-olla me ei ole veel seal, kus me teeks seda nagu sisuliselt, vaid seda hakatakse tegema lähema 5 või 10 aasta perspektiivis ainult nagu compliance mõistes, et kuidagi oleks asjad tehtud. Need küsimused on hästi nagu põhimõttelised või sellised, et kas sa oled hea inimene, kas teie partnerid on head inimesed. Noh, võib-olla ma natukene teen liiga, aga see GHG aruandlus, see on konkreetne. Sa saad numbrid, reaalsed kulutused, väljaminekut tõlgendada CO2 ekvivalendiks. Ja sa saad midagi mõõta ja sa saad nagu reaalselt vaadata, et kas nagu aastast aastasse sinu ettevõte on ka muutunud. Ja nagu me nägime, siis kõige suurem osakaalu moodustas ju see energia tarbimine ehk siis jalajälg sellest, et on elekter olnud kuskil sisse lülitatud. Aga kas lihtsam ei oleks võib-olla niimoodi, et Eesti Energia ise paneb need numbrid paika, et tema ju näeb, kui palju energiat on kuhugi läinud? No tegelikult ta ei näe, selles mõttes, et ega Eesti Energia otseselt ei tea, et Flowit tarbis seda elektrit, et seda tarbis obskuurse nimega osaühing, kes meile ja veel paljudele teistele neid ruume rentis. Et see päris nii lihtne ei ole. Ja sealt on ka nagu natukene sellised juriidilisi nüansse, et ka kõige parema tahtmise juures kõiki neid andmeid ei saa otse nagu liikuma panna, sest et seal pole nagu neid juriidilisi sidemeid vahel, et sul peaks olema tohutu volituste ring vahepeal. Ja vahepeal on ka üks inimene auditooriumist tänanud siin põhjaliku ülevaate eest ja talle tundub, et ikkagi tuleb seda teist raamatupidamist hakata pidama, et saaks asjad reaalselt kätte. Sest tõepoolest raamatupidamises täna kuskil raamatupidamises kirjendis neid kilovatte, gaasikuupmeetreid või kilomeetreid lähetuse juures ei ole. Tõsi, ütleme nii, et kui võtta nüüd keskkonna, mis ta on Kliimaministeeriumi ametlikud Excelid ette ja proovida nende järgi hakata oma emissioone arvutama, et siis tõenäoliselt ongi elu väga keeruline ja see ongi topeltraamatupidamine ja võiks eraldi inimese tööle võtta. Aga näiteks Sustaxo on see teine alternatiiv sellele, ehk siis, et tõsi, see ei ole küll sertifitseeritud mingisuguse konsultandi või ta ei saa mingit kliimasertifikaati selle eest või midagi muud säärast, aga sul on võimalik see enese hindamine ikkagi nagu ise ära teha, et tegelikult tarkvaraliste lahendustega on seda võimalik teha lihtsamaks, aga täna mina, olles valdkonnas päris pikalt töötanud, ei suuda veel automatiseerida praktiliselt mitte midagi. Et ainult väga pisikesed tükid sealt. Nagu ma ütlesin, et jah, energiatarbimist meil on võimalik suures osas üle-eestiliselt automatiseerida, saada üle masinliideste need andmed kätte. Me võib-olla jõuaksime ka sinnamaale, et kuidagi raamatupidamistarkvarad hakkaksid kütusekoguseid ja ma ei tea, kilovatt-tunde eraldi kuskil talletama, et neid oleks võimalik edastada siis hiljem riigile. Aga tegelikult tänane seis on see, et jah, see on natuke topelt raamatupidamist, aga seda on võimalik teha piisavalt lihtsalt, et see ei võta palju aega. Ehk see terve majandusaasta ülekäimine koos 12 kuu arvetega oli ikka alla 8 tunni. Kas selle koha peale võib tulla abiks kuidagimoodi ka tehisintellekt? Jällegi üks valdkond, millega ma olen hästi pikka aega tegelenud ja siiamaani ma ei ole suutnud leida veel sellist head lahendust, kus ma suudaks endale teha usaldusväärse assistendi, et on võimalik ebausaldusväärne assistent saada täna, kes võib soovitada erinevaid asju, aga kunagi täpselt ei tea, mis on tõde. Ja sellest tulenevalt ma hea meelega aruandluses ei kasutaks. Aga samas me teame, et need generatiivsed tehisintellekti rakendused, nad on just tekstiloomes head ja siin ESG aruandluses on ju suur osa sellel hinnangute ja tekstuaalsel osal. Siis ma pean raske südamega ütlema, et palun ärge tehke seda, et see on see, mida me just ei taha, et me tekitame maailma juurde tühja koha pealt välja mõeldud teksti selleks, et meil oleks veel rohkem teksti kuskil.
et tegelikult pigem nagu vastake nii, nagu see päriselt on, proovige nagu sellest kontekstist ise aru saada või laske masinal seletada mingite asjade tausta endale selleks, et te oskaksite vastata, aga ärge laske masinal vastata sinu eest küsimustele. Et keelemudelil on väga keeruline selgeks teha, milline on tegelikult sinu äri, mis see ärimudel on, millised on sinu partnerid ja millega sa tegelikult tegeled. Aga siis jääb ju inimesele ikkagi see, ütleme, lähiaastatel kindel roll, et ESG aruandluse jaoks võib-olla teemegi topelt raamatujamise ja siis need inimesed peavad ka väga täpselt mõtlema, mida ma ikkagi sinna ESG aruandesse kirjutan selleks, et asi paistaks välja aus ja õige. On ju nii? No, sisuliselt küll, jah. Kust me neid nii-öelda ESG spetsialiste saame, ega sa ei tea? Nendega on väike probleem. Nii on. Et nad on natukene hõivatud ja neid on väga vähe. Aga tuleb välja, et see ei ole kõik nagu täiesti võimatu. Et meie oleme IT-ettevõtte, meie analüütik näris läbi kogu ESRS-i raamistiku, luges kõik läbi ja tõlkis kõik küsimused inimkeelde ja määras siis, mis tüüpi vastus peaks mingisugusel küsimusel olema, et kas ta on siis numbriline, lühike tekstiväli, pikk tekstiväli, küsimus, millest tuleneb järgnev küsimus ja nii edasi. Et see on võimalik, kuigi see võttis natukene aega ja noor inimene mõned aastad vanemaks. Et eks nad pika peale kasvavad suure sundlusega, aga see on hästi keeruline valdkond puhtalt seetõttu, et see tekst on väga keeruline. Algmaterjalid on tavainimese jaoks täiesti arusaamatu esimese hooga. Aga see suur töö, mida nüüd noor inimene ära tegi, kas seda saaks kasutada ka näiteks tehisintellekti sisendina, et see tehisintellekt reaalselt hakkaks tootma seda ausat teksti ja ei hallutsineeriks? Võimalik. Täna meil veel seda võimekust ei ole, et keskkonnaaruandlust nagu tehisintellekti abil katta. Aga me saame lihtsamaks teha küll, jah. Et tõenäoliselt, kui oleks eraldi rahastus ja võimalus, siis oleks võimalik teha suure keelemudeli abil lahendus, mis aitaks meile lahti seletada, mida kuradit me tegema peame. Ja see on see põhiprobleem tegelikult. Et neid konsultante on võimalik sealt ka kasvatada. Et seda materjali on palju, lihtsalt peab vaatama, et see oleks nagu lihvitud niimoodi, et lõpuks inimene saaks aru sellest, mis ta räägib. Millist toetust sinu arvates selle jaoks kõige rohkem vaja läheks? Eks ta on teadus-arendustegevus ikkagi. Et vaatame kas või seda Eesti turgu, et Sustaxol on nüüd Tehnikaülikool ja mõningad konsultatsiooniettevõtted, kõik on seda sama kalkulaatorit viimase aasta jooksul, mis me juba paar aastat tagasi valmis saime. Kõik on nagu seda järjest hakanud uuesti tegema, et me muudkui teeme ja teeme, aga meil ei ole nagu seda ühte asja, et see üks koht, kus meil oleks nii-öelda tõeallikas, et me paneks siis oma raha kokku ja teeks nagu ühte asja, kus meil oleks rohkem funktsionaalsust, rohkem võimalusi, rohkem taustainfot, et ma arvan, et see võib-olla see turg kujuneb kunagi hiljem, siis kui see reaalne nõudlus peale pannakse ja vajadus valusasti lööb. Ühesõnaga, hiljemalt 2 aasta pärast uuesti siin stuudios saame juba konkreetsemalt vestelda, kuidas see praktika välja hakkab nägema. Ma arvan küll, et võib-olla selleks ajaks siis on nagu leitud need võimalused, kuidas seda rahastust niimoodi suunata, et tekiksid elujõulised tooted-teenused, mis aitavad seda lihtsamini teha. Suurepärane. Aga kuna rohkem otseseid küsimusi ei ole ja kaudseid ma siin esitama ei hakka, siis aitäh sulle, Andres, asjaliku ülevaate eest. Ja lähemegi tasapisi edasi just selle sama toetuste teemaga. Kristiina Nilits tuleb ja räägib meile sellest, et millised toetused siis ESG aruandluse jaoks plaanis on ja võib-olla natukene laiemalt ka, et mis toetusi kogu selle reaalajamajanduse raames võib saada. Aga tere tulemast, Kristiina, ja the floor is yours, nagu öeldakse. Tere, mina siis olen Kristiina, olen teenusejuht siis EAS ja KredEx ühendasutuses ja täna räägin siis reaalajamajanduse tervikprotsessi arendamise toetusest, mis on nüüd kohe varsti tulemas. Lihtsalt üldpildina ka, et see reaalajamajandus on meil olnud teemana üleval juba head mõned aastad ja me oleme teinud juba taotlusvoore ja me oleme neid juurde tegemas. Nagu siin juures olevalt slaidilt on näha, siis
eelmisel aastal meil oli näiteks andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise taotlusvoor. Ma ütleks, et see läks väga hästi, väga huvitavad projektid tulid ja väga tugevad projektid. Aga sel aastal on meil plaanis 4 erinevat taotlusvooru. Üks on e-kviitung, mis tuleb samuti sel kevadel ja sügisel on siis kliendi tundmise taotlusvoor ja ka andmepõhise aruandluse teine taotlusvoor. Aga täna ma räägin siis reaalmajanduse tervikprotsessi lahenduse arenduse taotlusvoorust, mis on nüüd kohe mais algamas. Eelarve on päris suur, et vähemalt 9 ettevõtet võiks saada raha, aga kui mõnedel on projektid väiksemad, siis saavad ka rohkemad raha. Et mis see reaalajamajanduse tervikprotsess siis on, et sellel on selline, tahaks öelda 3 ühist joont. Üks on siis see, et need andmed, millega tegeletakse, on mingil moel standardiseeritud ja kvaliteetsed, et nende põhjal üldse saaks edasisi tegevusi teha. No näiteks kui teemaks on e-arve, siis selleks kasutatakse e-arve standardit. Siis teiseks on see, et neid andmeid käideldakse küberturvaliselt, privaatselt ja koostöötalitusvõimeliselt. Ehk siis, et kas või see e-arvest edasiminemise näide, et koostöötalitusvõimeliselt näiteks riigile on võimalik andmepõhiseid aruandeid esitada, näiteks on võimalik majandusaasta aruandeid esitada. Ja sellest kõigest peaks lõppkokkuvõttes tekkima nii-öelda vastupidine kasu ka, et kui ettevõte jagub oma andmeid, siis ta saab neid andmeid taaskasutades lisandväärtust või siis luua ka uusi teenuseid. Eks need on sellised põhilised ühisosad, mis tervikprotsessi iseloomustavad. Ma räägin nüüd täpsemalt, et mida me siis toetame, on see, et me toetame sellist innovatsiooni arendusena reaalmajanduse tervikprotsessi väljatöötamist. Sellel peab olema selline uuenduslik maik juures. Oluline on, et siin see terviklikkus, ehk siis, et andmeid, tervikprotsess lahendatakse andmete tekkimisest alates, need on standardiseeritud kuni taaskasutamiseni. See peab olema ka selle projekti sisu. Hästi oluline on see, et selles kasutatakse vähemalt 3 erinevat reaalmajanduse lahendust. Lihtsalt kähku mõeldes näiteks e-arve, e-tellimused, siis andmepõhine aruandlus ja juba tulebki 3 on täis ja võib-olla saab veel midagi juurde valida. Et need projektid oleksid sellised sisulised ja praktilised, siis tuleb kindlasti kaasata ka partner, kes on selles tervikprotsessi arenduses osaline. Ja kui need andmed on nii-öelda taaskasutavad, siis sellest tulenevalt peaks tekkima selline lisandväärtus, et ettevõte suudab nende andmete põhjal kas enda protsesse paremini korrastada või siis suudab ka uue teenuse luua. Ja selline tausta teadmine on alati see, et andmepõhise aruandluse või reaalmajanduse tervikprotsessi puhul e-arvete laialdasem kasutuselevõtt peaks olema selline taustal alati toimuma. Need lahendused, mida tehakse, need kindlasti peavad olema terviklikud, konfidentsiaalsed, käideldavad ja turvariskid peavad olema maandatud. Keda me ootame taotlejaks, ehk siis, et põhimõtteliselt on selleks taotlejaks äriregistris registreeritud äriühing või siis mittetulundusühingute sihtasutuse registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik. Tal ei tohiks olla maksuvõlga või peaks olema see suurem või peaks olema ajatatud. Siis kui ettevõttel on kohustus esitada majandusaasta aruanne ära, siis majandusaasta aruande puhul peab olema tähtaegselt tehtud. Kui deklaratsioone on vaja esitada, siis deklaratsioonid tähtaegselt esitatud. Ettevõte ei tohi olla raskustes, ei tohi olla likvideerimisel, sundlõpetamisel ja nii edasi. Ja ettevõttel ei tohi olla kehtivat karistusseadustiku teatud paragrahvide alusel, mille ühisnimetaja võiks olla, et majanduskuriteod on need. Kui ettevõte on saanud toetust ka muudest allikatest ja mingil põhjusel on pidanud seda tagasi maksma, siis seda tagasimaksmine on tehtud tähtaegselt.
ja siin on see ka oluline silmas pidada, et samadeks tegevusteks ei saa küsida toetust kuskilt mujalt. Toetus maksimaalselt on see 100 000 eurot. Me anname seda toetust nii vähese tähtsusega abiga kui ka grupierandiga. Järgmisel slaidil ma korraks räägin need kaks mõistet ka lahti. Me toetusprotsent on maksimaalselt 50. Kui teha seda tootearendusena, ehk siis arendatakse ettevõtete jaoks mingit sorti toode välja, siis tootearendusprotsendid on 25–45. See kõik oleneb sellest, kui suur on ettevõte. Kui teha seda ettevõtte enda sisest protsessi arendusena, ehk siis ettevõte enda sees lahendab 3 reaalamajanduse mingi lahendusega endal probleemid ära, siis on maksimaalne toetusprotsent 50. Projektid kestavad kuni aasta. Eelneval slaidil olnud mõisted vähese tähtsusega abi tähendavad siis seda, et igale ettevõttele seda vaadatakse summeeritult kontserni vaates, kui ettevõte asub kontsernis, on eraldatud nii-öelda jääk 300 000 eurot. Vähese tähtsusega abi eelis on võib-olla see, et seal on vähem selliseid üldiseid reegleid, aga seal on nii-öelda see jääk, millest nii-öelda teatud toetusi järjest maha arvestatakse. Grupierandid, mida saab kasutada, mida me alternatiivina tavaliselt alati pakume, on siis see erisus, et seal on rohkem reegleid, aga pole sellist jääki, mida peab jälgima. Mida me tegevustena toetame, on siis, tulekski välja mõelda, kas seda projekti tehakse oma meeskonnaga, kas oma meeskonnas on vajalikud inimesed olemas või peab selle teenuse sisse ostma. Ja sellest tulenevalt siis saabki mõelda, et kui oma meeskonnaga, siis oma inimeste palk ja maksud on toetatavad. Kui seda on vajalik teenusena sisse osta, siis saab seda ka teenusena sisse osta. Võib-olla selle toetuse puhul, kuna see riigieelarvelistest vahenditest, siis on selline pehmendus, lihtsustus, et piisab ühest hinnapakkumisest, et ei ole vaja nagu tavaliselt toetustel mitut hinnapakkumist. Kui ettevõte kogu selle arenduse käigus tunneb, et ta tegelikult vajab ka mingit sorti litsentside ostmist, patentide ostmist, siis seda saab selles projektis teha ja loomulikult saab endale vajaliku nõustaja palgata, kui see nõustamine on vajalik. Nendes projektides on ju kaasatud nii-öelda taotleja ja partner ja nad on võib-olla natukene neil on sellist haldusmenetluslikku tegevust rohkem, et siis me siin toetame ka sellist projekti juhtimist, et seda saab ka projekti arvestada. Mida me ei toeta, on siin terve nimekiri, aga võib-olla kõige olulisemad on 2, et käibemaksu ei toeta, et sisendkäibemaksu arvestust saab Maksuametiga pidada ja teine osa siis on see, et tööjõukulude puhul ainult tööjõukulud, nii-öelda puhkusetasud ja haigushüvitised ei saa projektis olla. Tahaks öelda, et see lihtsustab sellist ettevõttel toetuse väljaküsimist ka oluliselt. Taotlemine on e-toetuse keskkonnas. Praegu hetkel seda taotlusvooru veel leida ei ole, aga ma usun, et varsti kohe on. Taotlus on selline vooruline, ehk et taotlusvoor kuulutatakse välja, siis on 40 tööpäeva aega see taotlus esitada. Selle aja jooksul kindlasti peab käima eelnõustamisel, sest see on kohustuslik ja eelnõustamiseks tasub minuga ühendust võtta. Eelnõustamised tavaliselt toimuvad üle veebilahenduse, milline iganes ettevõtjale endale sobib. Mina pakun tavaliselt Teamsi välja. Siis taotluse esitamiseks on vaja teatud dokumendid ka ette valmistada ja võib-olla kõige olulisem dokument ongi projektiplaan. Et me oleme projektiplaanile vormi teinud, kus me küsime küsimusi ja ootame neile vastuseid. Küsimused annavad vastuse nii-öelda, kui me seda projekti hindame. Ehk et kindlasti palun seda vormi kasutada, et siis saab kõigile ka vastatud. Selle projektiplaani päris alguses on selline nagu eelkaardistuse osa ja selle eelkaardistuse osa juures on oluline see, et
et kaardistatakse nii-öelda probleem ära, miks seda kõike üldse tehakse. Kuna see eelarve osa on siin pigem keerulisem ja erinevat sorti abisid saab kasutada, siis oleme teinud sellise eelarve vormi. Finantsprognoosid on väga lihtsakoelised, siis kui registris peab olema majandusaasta aruanne, siis me eeldame, et see on esitatud. Kui seda veel ei ole, siis soovime ka eelmise aasta bilanssi ja kasumi aruannet ja samuti jooksva aasta bilanssi ja kasumi aruannet. Ja kuna siin võivad taotlust esitada ka need ettevõtted, kellel on näiteks mingit sorti riigi omandus või siis kohaliku omavalitsuse omandus, siis kindlasti on hankeplaanid vajalikud esitada konkreetsete nende tegevuste osas, kui see on vajalik selles projektis. Siin olen maininud ka juba, et partner on kohustuslik, siis me soovime partneri kohta infot ja ka partner ja taotleja. Neid partnerid tegelikult võib projektis olla mitu, peavad omavahel sõlmima partnerluslepingu. Seal lepitakse kokku omavahelised õigused ja kohustused. Meil on selleks selline näidisvorm olemas, et ise ei pea seda päris kõike välja mõtlema, aga seda saab endale vajalikult ringi natuke teha. Siis kui taotleja kuulub kuskile kontserni ja seda suurust on vaja selgeks saada, ettevõtte suurust on vaja selgeks saada, siis on vajalik ka esitada kontserni liikmete skeem. Kui ettevõtte taotlust ei esita ettevõtte esindusõiguslik isik, siis loomulikult ka volikiri. Kõik need dokumendid või need teemad on tegelikult võimalik eelnõustamise ajal läbi käia ja eelnõustamise puhul me tõesti vaatame seda eelarve vormi, et seda oleks võimalik ainult vajalikud lahtrid ära täita. Ja samuti projektiplaani puhul ka nii. Kui te olete taotluse ära esitanud, see on selline vooruline taotlemine, et kõik taotlejad esitavad taotluse ära ja siis neid kõiki taotlusi hinnatakse ühes ja samas hindamiskomisjonis hindamismetoodika alusel. On 3 põhikriteeriumi, ehk siis, et kas see on see projekt, mida reaalmajanduse probleemide lahendamiseks, just nimelt konkreetselt räägime siis tervikprotsessi probleemide lahendamiseks saab kasutada. Siis teiseks hinnatakse seda, et kuidas see on taotleja võimekus projekti tegevuste tegemiseks, et kas tal on jätkusuutlikkus, kas tal on rahalised vahendid, kas ta on oma riskid läbi mõelnud ja selleks sellist informatsiooni me saame taotlusest ja projektiplaanist. Ja 3. kriteerium on siis see, et kuivõrd see projekt on põhjendatud, kuivõrd kuluefektiivselt seda kõike tehakse ja et kas see on realistlikult saavutatav. Kui on ära tehtud otsus, rahuldamisotsus, siis saadetakse kõikidele ettevõtetele, kes said positiivse rahuldamisotsuse, siis seda ettevõtet ootab ees see, et ta peab seda projekti siis ka ellu viima hakkama. Ja toetust maksame välja niimoodi, et see toimub läbi vahearuandete ja läbi lõpparuanne, ehk siis, et ei pea olema nii, et projekti tervikuna kõike ära ja siis alles tuleb toetus, vaid seda projekti saab osadeks jaotada ja nende osade ärategemise puhul esitate meile aruande ja siis on võimalik ka toetust välja maksta. Väljamaksmise juures võib-olla ütlen seda, et neid selliseid dokumente, mida tuleb esitada on, näiteks kui te kasutate omaenda inimeste tööd, ehk siis nende tööjõukulusid panete projekti, siis vajalikud palgalehed ja lepingud tuleb esitada. Kui te ostate kellelgi teenust, siis tuleks esitada arved ja maksekorraldused ja tasub meeles pidada ka, et ja kõik arved, kuludokumendid peaksid olema vähemalt 100 €, väiksemaid ei saa projekti panna. Aga jah, kui kulud on ära menetletud, aruanne on kinnitatud, siis toimub ka toetuse väljamaksmine. Ma siia lõpu slaididele olen pannud lihtsalt linkidena, et mis on vajalikud dokumendid. Seda tervikprotsessi puudutab
tegelikult andmepõhine aruandlus ka, et ma olen siia need teemad ka välja toodud. Ja reaallammajanduse koolitused, mida arenduskeskus korraldab, mida videokoolitustena on võimalik vaadata, tasub vaadata, see link on ka siin. Ja võib-olla täitsa lõppu ütlen selle ka, et need tulevad taotlusvoorud, et mis nende kohta juba täna informatsioon on olemas, on see, et e-kviitungi prototüübi arenduseks taotlusvoor tuleb ka maikuus ja andmepõhise aruandluse prototüübiks tuleb taotlusvoor sügisel. Nende osas on ka veebilehed olemas. Veel hetkel ei ole veebilehte selle viimase kliendi tundmise prototüübi osas. Aga minu poolt on kõik. Aitäh, Kristiina, see oli väga hea, pikk, põhjalik ja hästi tehniline ülevaade, kuidas seda toetust taotleda. Aga kas sa oskad öelda, kuidas eelmisel aastal nende taotlusvoorudega läks, palju neid taotlejaid reaalselt oli? Meil oli eelmine aasta 2 taotlusvooru, meil oli kevadel äriprotsesside arendamine, kus ettevõtted konkreetselt said oma sisemisi probleeme lahendada. Need projektid on kõik lõppenud, mis meil rahastuse said, eelarve mahus neid rahastusi tuli ja nad pidid ära lõpetama, need olid sellised lühikesed projektid, nad pidid ära lõpetama oma tegevust eelmise aasta lõpuks. Siis tean, et mõned projektid ikkagi mõtlesid, et nad ei taha seda teha ja mõtlesid poolel teel ringi ka. Aasta lõpus oli meil andmepõhise aruandluse taotlusvoor, ma ütleks, et see läks väga hästi, kõik taotlused tulid tugevad ja kõik said rahastuse, ehk siis selline rahastamisprotsent. See oli selles mõttes hästi huvitav taotlusvoor, et seal tegid ettevõtted koostööd riigiasutustega, tehti koostööd PRIA-ga, seal tehti koostööd Statistikaametiga, selle asutusega, kuhu majandusaasta aruannet tuleb esitada, et väga mitmete asutustega tehti koostööd, et need on sellised projektid, millel on mõju tegelikult teistele ettevõtetele, et kui nad kasutavad neid tarkvarasid, mida seal arendati, siis ma usun, et mingil hetkel on nende elu lihtsam. Kas on juba ka mingeid tulemusi sellele andmepõhise aruandluse taotlusvooru tegijatest? Jah, nad ikka annavad aru meile, kuidas nad teevad, sest tegelikult nende projektid algasid eelmise aasta lõpus, selle aasta alguses olenevalt ja päris lõpptähtaeg on neil aasta lõpus. Ma tean, et üks majandusaasta aruande esitamise projekt tahab ikkagi jõuda nii, et nende ettevõtjad saavad sel aastal juba hästi lihtsalt oma majandusaasta aruande ära esitada. Et PRIA-ga seotud projektid, mis on põlluraamatu projektid, et nende puhul on ka nagu arengut, me oleme nagu vahearuandes on nagu arengut näinud, et aga nad nagu päris nii kähku jõuavad, on veel ise küsimus. Kas mingit detailsemat infot on ka nende taotlejate kohta, et kuhu nad siis tänaseks jõudnud on ja küsime siis niimoodi, et kas on mõni tuntud majandustarkvara nende hulgas? Ma ei tea, kas ei ole täna tuntud, aga kindlasti sotsiaalmeedia reklaamides olete näinud, on see väikeettevõtetele mõeldud et nad teevad nagu aktiivselt endast reklaami ka nendele ettevõtetele, kes on alla 40 000 müügituluga, et nende elu lihtsustada, siis tuntumatest veel. Ma nüüd olen natuke hädas, oleks pidanud vaatama. Iseenesest kõik olid tublid tegijad. Okei, väga hea. Anni osas tõepoolest Facebookis ja mujal oleme seda reklaami näinud juba nõrkemiseni ja ausalt öeldes ma olen isiklikult ka seda lahendust proovinud. Kindlasti on see väga hea algatus, sellepärast et Eestis on ju väga palju mikroettevõtjaid, kellel on see suur komistuskivi, et aasta aruanne millegi pärast ei taha valmis saada õigeks ajaks. Ja täna õnneks siis äriregister koos registripidajaga on asunud ka võtma suhteliselt radikaalseid meetmeid vastu, kustutame need ettevõtted lihtsalt ära. Tulevad trahvihoiatused, tulevad siis ütleme meeldetuletused, et viimane aeg on aasta 2021 aasta aruanne esitada. Ja märtsis läks tubli 20 000 juriidilist isikut lihtsalt kustutamisele, kes ilmselt siis Anni ei kasuta, kuna nad seda aasta aruannet ära teinud ei olnud. Aga andmepõhise aruandluse juures ma nägin, et sügisel on tulemas uus taotlusvoor, mis selle fookus täpsemalt on? Selles mõttes, et uus voor on tulemas, ta on väga sarnane sellele tulemas, nagu oli meil sügisel, hilistsügisel, aga me tahaksime, et tehakse mingeid uusi andmepõhiseid aruandeid, ehk siis, et tehakse koostööd veel rohkemate riigiasutustega.
Taksonoomiatest iseenesest vist avalik on endiselt see tööjõu osa ainult, aga kui kellelgi on nagu huvi, siis tuleb selle nii-öelda taksonoomia eest vastutava riigiasutusega ühendust võtta, sest et tegelikult jagavad seda, isegi kui seda ei ole avalikult veel kättesaadav. Et ei olnud ühtegi projekti Maksu- ja Tolliametiga tool eelmisel voorul, et võiks seekord olla ja meie kodulehel on tegelikult need võimalikud partnerid olemas. Aga see ei ole lõplik loend, et kui te leiate mõne teise riigiasutuse, kellega sellist koostööd teha, veearuandlust ei olnud, et võib-olla ka jäätmearuandlust võiks rohkem olla, et jah, võiks teha erinevaid. Ja võib ju öelda 100% kindlusega, et see taotleja peab olema mingisuguse infosüsteemi arendaja. Jah. Just, sest tegemist on ju andmepõhise aruandlusega. Ja kui me nüüd mõtleme, et Eestis on üle 60 erineva majandusinfosüsteemi pakkuja, kes enam-vähem valmis kujul seda toodet pakuvad, pluss veel need, kes arendavad spetsiifiliselt ettevõtete jaoks infosüsteeme, siis see, ütleme, taotlejate mass peaks olema päris suur. Kas kõik taotlused võiksid saada rahuldatud, kui tulevadki 60 ja ütlevad, et me nüüd tahame teha selle majandusaasta esitamise lihtsamaks? No vist pigem mitte, sellest esiteks eelarveliselt ei ole nii palju rahagi ja teiseks majandusaasta aruande puhul mul endal isiklikult on tunnetus see, et seal võib-olla seda eksperimentaalsust enam ei ole, et see lahendus on juba välja mõeldud ja ära tehtud. Ehk siis, et pigem mingit muud sorti aruandlust on, aga see ei välista, kui tehakse midagi väga huvitavad selle nurga all eksperimentaalarendusena, siis võib-olla saab seda majandusaasta aruande projekti ka rahastada. EAR-i registrit peab registrite infosüsteemide keskus, kes täna teadupärast arendab ka ühte prototüüpi, just nimelt see, mida me siin sissejuhatuses rääkisime My Company Data Service'i nime all, mis on võimeline vastu võtma raamatupidamiskirjendeid ja siis nende kirjendite põhjal panema kokku majandusaasta aruande. Kas on sellest projektist ka midagi teada? Ei tea, sellepärast, et see kuidagi meisse ei puutu ja nad meie käest ei ole kuidagi rahastust küsinud. Just, sest riigiasutusena nad ilmselt taotlusvoorus ei saanud osaleda muus vormis kui partnerina mõnel tegijal. Nad on olnud partnerid nendel teistel taotlejatel, kes on teinud majandusaasta aruande. Sest kui nüüd rääkida sellest radikaalsest uuendusest, mida Eesti riik ju ootab ka antud juhul, siis radikaalne uuendus võikski selles seisneda, et me ei esita enam majandusaasta aruannet kui sellist üldse tulevikus, vaid saadame regulaarselt iga kui ütleme siis raamatupidamiskirjendid, mis on ära kontrollitud, kust läheb jupikene Maksuametisse, jupikene Statistikaametisse ja siis midagi koguneb sinna majandusaasta aruannete süsteemi ehk EAR-i registrisse ja siis aasta lõpul vaadatakse kõikide nende andmete pealt, et majandusaasta aruanne võiks tulla selline ja siis inimesed lihtsalt vaatavad üle, et tore eeltäidetud, nii nagu isiklikud tuludeklarid meil täna ja kinnitavad, et jah, sobib küll, et kõik väga hästi. See võiks olla ju see ideaal. No võiks olla küll. Ma tahaks öelda, et see päris sellist tüüpi projekti meil ei olnud ka eelmises voorus, et äkki siin on võimalik midagi mõelda. Täpselt. Ja kõik meie kuulajate hulgas olevad raamatupidajad, ma siin näen mitmeid tuttavaid nimesid, kindlasti rõõmustaks selle üle meeletult, kui nad saaksid absoluutselt kõik lisad ka automaatselt esitada, mida täna ju ei saa. Ja selles suhtes on hästi teretulnud, et Eesti riik toetab selliseid arendusi ja on kogu selle reaalaja majanduse suuna võtnud endal südameasjaks. Kuidas koostöö Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga selles osas olnud on? Ma arvan, et meil on väga hea koostöö olnud. Me tegelikult teeme ju antud määruse väliselt veel teisi reaalamajanduse vaates ka erinevaid projekte. Üks on e-veose lehtede teema, nii-öelda see arenduse teema, et see toimiks niimoodi ja teine ots on siis see, et erinevad transport- ja logistikasektor saaks oma elu kergendada ja saaks liidestuda nende e-veose lehtedega ja see on ka sel aastal tulemas. Tean, et järgmisel aastal on ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil eelarverida täiesti olemas reaalamajanduse toetamisega eraldi veel, et tegevusi tuleb erinevaid, väga palju. Selge, suurepärane. Ega need kurikuulsad kärped ja eelarve puudujäägid ja muud teemad ei puuduta toetusi? Praegu ei ole kuulda küll olnud, et see oleks toetusi puudutanud. Näiteks see reaalamajanduse rahastus on küll riigieelarvest, mida me praegu räägime, aga me oleme kõik need projektidega suutnud täita, need on väga asjalikud olnud
ilmselt ei puuduta ja teised toetused on teistest allikatest, on siis taastefondist või siis struktuurifondi vahenditest, et need on nagu riigile eraldatud. Ennist just eelmine esineja Andres Aavik rääkis sellest, et tehisintellekti rakendamine on jube kallis, a la suurte keelemudelite, ütleme siis treenimine võib võtta seal kümneid, kui mitte sadu miljoneid. Et sellist toetust ju ometigi Eesti riigil kuskil pakkuda ei ole. Sellist toetust ei ole, aga ma kuulsin jah seda esinemist ja siis kohe tuli meelde, et meil on tegelikult rakendusuuringute programm, seal küll selliseid summasid ei ole, aga 2 korda aastas just saab sellist teadus-arendustegevust teha, et sellega küll mul kolleegid tegelevad, et võib-olla tasuks uurida ja mõelda, et äkki on võimalik kasutada. Ja lõpupoole meil hakkabki aeg otsa saama, küsiks veel seda, et seesama tehisintellekt suudab ju täna teksti genereerida päris edukalt võrreldes inimesega. Kui palju toetuste taotlusel on näha, et on tekst tulnud kuskilt GPT-st? Me oleme näinud seda küll jah, aga ma arvan, et see on täna ikkagi vähe kasutatud olnud, aga on olnud sellist tunnet, et vist on kasutatud sellist abi. Okei, on see lubatud? Et meie ju peame, oleneb mis sort projekt on, et me ju hindame neid projekte, et kui tekib küsimusi, siis eks me võtame selle päris inimesega sealt taustalt ühendust ja kui ta oma projektist ikkagi mitte midagi ei tea, siis vist läheb kehvasti. Aga kui teab, siis ei saa ju ette heita teisele nutikust. Ja eelnõustamisele tehisintellekti käe kõrval kaasa ei võta, nii et täpselt. Suurepärane, aga meil saigi praegu aeg otsa. Aitäh, Kristiina, suurepärase ülevaate eest toetuste teemadel ja ma arvan, et me tasapisi tõmbame nüüd otsad kokku tänase andmepõhise aruandluse ja kestlikkuse aruandluse spetsiaalseminari teemadega. Ja ütleks nõnda, et raamatupidajad siiski täna peavad veel arvestama, et kui nad osalevad kestlikkuse aruande andmete ütleme siis kogumisel ja ka selle nii-öelda arvutusliku ja arvestusliku osa kokkupanemisel, tõenäoliselt on sunnitud kõrvalt natukene pidama täiendavaid Exceli tabeleid. Aga õnneks puudutab see eelkõige neid mitut sadat firmat, kus tõepoolest tekib ka see kestlikkuse aruandluse kohustus ja ülejäänud ettevõtteid see otseselt nii väga ei puuduta, kui just ei hakka nüüd need aruandekohuslased nõudma tarnijatelt seda täiendavat informatsiooni a la pange mulle peale kilomeetrid, kuupmeetrid, kilovatt-tunnid ja kõik muu, et oleks lihtsam seda kestlikkuse aruandlust kokku panna. Aga nagu näeme, siis riik omalt poolt teeb igasuguseid toredaid toetusmeetmeid avatuks nii sel aastal kui tõenäoliselt ka järgmistel aastatel, pluss teadustegevuseks on alati võimalik taodelda eraldi raha, mis tähendab, et infosüsteemide, eelkõige majandusinfosüsteemide arendajatel peaks olema igati huvi minna teemadega edasi ja arendada siis meie digiriiki uutele tasemetele. Sest kui me maailmas esimesena saame valmis andmepõhise aruandluse, mis ka päriselt töötab, eelkõige ma pean silmas just seda aastaaruannet, Maksu- ja Tolliameti põhiaruandeid, KMD, DST, kui ka statistikaaruandeid, siis me saame olla jälle eeskujuks ja näidata, kuidas on võimalik asju teha uutmoodi, paremini, täpsemini ja efektiivsemalt. Aga selle koha peal ma tõmbaks tänasele webinarile joone alla ja aitäh kõigile kuulajatele, meid on siin päris palju täna koos olnud, aitäh kõigile küsimuste esitajatele, nii otse kui kaudselt on tulnud siin erinevaid küsimusi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt suur aitäh kõigile osalemast ja meeldivat alanud suve!